Head kuulajad ja vaatajad. Ööl vastu kolmapäeva ründas Ukraina droonidega loode Venemaa energiarajatisi. Droonid lendasid 3 lainena, rikkudes Leedu, Läti ja Eesti õhuruumi. Kaitsevägi saatis seepeale välja ohuteavitusi, mis jõudsid aga inimesteni lünklikult ja tekitasid paksu segadust. Hommikul kell 8:42 said paljud, kuid mitte kõik Eesti ja ole valmis rakenduste kasutajad telefonile ohuteavitused. Aga mõistatuse vormis, sest sõnumid saadeti laiali ositi vales keeles või vale sisuga. Tekstis edastati, et Venemaa Ukraina vastase agressioonisõja tõttu on piirkonnas kaasnev droonioht. Kui näete, varjuge ja helistage 112. Lisainfo kriis.ee ja 1247. Kuna ei täpsustatud, mis piirkond konkreetselt ohtlik oli, jäi ka paljudele mitme keele valdajatele õigustatult mulje, et tegemist on nende vahetu viibimispiirkonnaga. Hädaabi ja kriisiliinid jooksid umbe, oli segadust ja oli ka paanikat. Arusaadavalt. Nähtus mis? Propaganda tegemist ei unustatud. Ohuteavitusse oli tingimata vaja lisada viide agressioonisõjale, küll aga unustati kõige tähtsam, inimene. Siseminister Igor Taro kommenteeris nagu mööda minnes, et tegemist oli inimliku eksitusega. Taaskord. Lisaks, nagu öeldud, jõudis sõnum paljude inimesteni üle Eesti, samas kaugeltki mitte kõigini. Paljud ei kanna nimelt tööd tehes telefoni taskus, mõnel pole vastavat äppi ja mõnel pole nutitelefonigi. Jah, uskumatu küll, aga endiselt on ka selliseid kaasmaalasi. Päästeamet manitses murelikult, et inimesed peavad varjumissõnumiteks ise valmis olema. Siin on oma tõetera, aga kas ikka on nii, et inimene peab riigi jaoks 24/7 nii-öelda liinil olema? Jälgitav, kontrollitav, suunatav. Ning ise tagama, et oleks loodud kõik tehnilised eeltingimused alaliselt nimetatud seisundis püsimiseks. Ühelt poolt räägitakse meile, et meie kõigi parem homne sõltub tehnoloogia arengut ära kasutada suutvast nutikast riigist. Teisalt näeme aga iga aastaga süvenevaid jälgimisühiskonna mustreid. Riik sobrab meie delikaatsetes pangaandmetes, ehitab üles üle-eestilist jälgimiskaamerate võrgustikku, rajab superandmebaase ja nüüd soovib hakata liiklusjärelevalves droone kasutama. Ehk siis asuma teostama järelevalvet õhust, et hoida meie tegemistel ülevaatlik pilk peal. Olgem ausad, see on unes kõnd düstoopsesse ühiskonnakorraldusse. Samm-sammult ikka edasi ja edasi. Ehk loobuks lõpuks ometi järjekordsetest ebavajalikest kulutustest ja tegeleks esmatähtsate probleemküsimustega. Mitte, et kuidas inimesi droonidega jälitada, vaid et kuidas inimesi droonide eest kaitsta. Sest öössel vastu kolmapäeva kell 3:43 tabas Auvere elektrijaama ehitist Ukraina lendav sõjamasin. Paraku olid meie riigi poliitilise juhtkonna, kaitseväe ja julgeolekuametite reaktsioonid selgelt ebaadekvaatsed. Valitsuse liikmete kinnitusel otsest ohtu juhtum ei tekitanud. Kujutate ette? Kapo peadirektor Margo Pallosson tõdes, et tegu on Venemaa täiemahulise agressioonisõja mõjuga ning tuleb eeldada, et sääraseid intsidente võib edaspidigi ette tulla. Juba teistkordselt plahvatas meie rippumatu riigi territooriumil võõras ründemasin, aga vahetut ohtu sellised intsidendid endast ei kujuta. Nagu kinnitas teiste hulgas ka kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo. On seda juhtunud enne ja juhtub edaspidigi. Ärme üle erutu. Nii teeme kingituse Putinile, eks ole. Selline suhtumine ei ole midagi vähemat kui sadistlik. Nagu Kaja Kallas omal ajal hurjutas, et Eesti inimesed ongi liiga ära harjunud hea elu ja taskukohase elektriga. Ei ole sellist asja. Aeg on maksma hakata. Nüüd näeme sama etenduse uut vaatust. Et kui keegi pole veel juhuslikult aru saanud, siis oleme juba 5. aastat sõjas ja meie üritus alles kogub tuure. Aitab lasteaiast ja nännutamisest, rahval on aeg raskust kandma hakata ja ehk ka verelõivu maksta. Kaitseminister Hanno Pevkur õigustas aga, et aeg oli liiga vähe ja et kuna Auvere elektrijaam asub piirist vaid paari kilomeetri kaugusel, olid võimalused drooni allatoomiseks napid. Aga millal on aega piisavalt? Ehk kui palju aega me siis tulemuslikuks reageerimiseks vajaksime? Pevkuri sõnul pole mõtet sel teemal spekuleerida, sest iga juhtum olevat unikaalne. Erakordne, kas pole? Samas märkis kaitseminister, et ülevaade toimuvast oli päris hea.
sensorite kaamerate pilt jõudis kohale, õhku tõsteti ka Itaalia hävitajad. Siiski otsustati olukorda mitte eskaleerida ega anda Venemaale ettekäänet või võimalust süüdistada Eestit tema territooriumi ründamises. No muidugi, sõjapidamiseks Eesti õhuruumi kasutavad või isegi meie territooriumilt lähtuvad ründedroonid ei anna venelastele mingit ettekäänet. Küll aga võib sellise ettekäände anda Eesti õhuruumi puhastamine siin omavoliliselt lendavatest ohtlikest sõjamasinatest. Absurdne, kas pole? Üldse näib, et napi paari aastaga on kaitseministri retoorika oluliselt muutunud. Alles rääkis ta Eesti kaitsmisest esimesest meetrist ja vajadusest teha kõik selleks, et Eesti inimesed saaksid tunda end turvaliselt. Et kui peaks ilmnema vähimgi risk, oleksime erinevateks arenguteks kiirelt valmis. Nüüd näeme aga samasugust saba jalge vahele tõmbamist nagu meie piiripoide varguse puhul. Mäletatavasti passis siis meie PPA väljaõppe kohaselt põõsastes, monitooris olukorda ja fikseeris toimuvat. Ka Kaitseväe peastaab selgitas vabandavas toonis, et Eesti õhuruumist väljaspool lendavate droonide ja rakettide tuvastamisel ei ole vaikimisi ohuteavituse ennetav käivitamine mõistlik, sest rünnakud Venemaa taristule on sagedased ja pidev teavitamine pigem loob riski ohuteavituse suhtes immuunsuse tekitamiseks. Iseenesest mõistlik, kuid paraku juhtub, et piiri lähedal lendavast ohuallikast teavitamist ei peeta vajalikuks, riigipiiri ületanud õhusõidukile reageerimisega jäädakse aga ajahätta. Või puuduvad selle tõrjumiseks kohased vahendid. Kuidas üldse tuua alla lõhkelaengut kandev lahingudroon tiheasustatud alal, rahutingimustes? Paistab, et meie vastutavad isikud ja ametkonnad pole selle küsimusega veel täie tõsidusega tegelenudki. Peaminister Kristen Michal kiitis ootuspäraselt, et Eesti on kriitilise taristu kaitseks kulutanud juba 100 miljoneid ja juhtunu näitab, et ollakse õigel teel. Raha tuleb musta auku muudkui juurde valada. Jah, meil on laenukoormuse tohutu kasvatamise toel 5,4% riigikaitsekulu, suurusjärgus umbes 2,6 miljardit eurot aastas. Aga mida meie julgeolekut parandavat oleme selle eest siis saanud? Pean silmas päris asju, millest ka reaalselt meie julgeolek paraneb. Endiselt seatakse esikohale niinimetatud kriitilise taristu julgeolekuga seonduv, tahaplaanile jääb aga meie kõige olulisem – inimene. 10 ja 100 miljoneid eurosid kanditakse erinevatele kodu- ja välismaistele kaitsevaldkonna iduettevõtetele, aga elanikkonna kaitse on endiselt vaid sümboolne mõte paberil, ilma vähimagi tõsiselt võetava materiaalse katteta. Valdkonna eest vastutama pidav siseminister Igor Taro rõõmustas infantiilselt hävingu üle Ust-Luga sadamas. Et korralik lõke on üleval, väga võimas ja ilus, nagu ta väljendus. Kaadrid teisel pool Narva jõge lõõmavast Primorski naftaterminalist olid tõepoolest suurejoonelised. Aga see ei tähenda, et valitsuse liikmetel oleks kohane neid nähes vaimustunult kiljuma kukkuda. Vastupidi, selline praalimine on absoluutselt ebavajalik ja kurjakuulutav. Võiksime küsida, milleks on valitsuse liikmetel vaja selliste avaldustega esineda? Millist head eesmärki see teenib? Meenub rahvatarkus, et kes pärast naerab paremini. Targem oleks mitte naerda. Eriti järjekordselt kinnitust saanud teadmises, milline on meie võimekus oma õuel selliste või veelgi suuremate lõkete süütamist ära hoida. Lisaks tuleks Taro vaimustust nähes küsida, kuidas üldse suhtuda väga suurt ja tõsist keskkonnareostust tekitavatesse rünnakutesse meie riigipiiri vahetus naabruses. Kui peame seda sõjaga kaasnevaks paratamatuseks ja manitseme inimesi sellega leppima, on kuidagi eriti silmakirjalik just praegu sõjalõkke ääres tegeleda kliimamuutuse, rohemajanduse, heitmekvootide ja muu säärasega. Vaielda keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse sätete üle ning üle kalibreerida riiklikku järelevalvet keskkonnaohutusnõuete täitmise üle. Kehtestame karmi nõudlikkusega detailseid eeskirju oma allika puhtuse tagamiseks, aga ei tee märkamagi, et hea liitlane valab selle kõrvale tsisternitäie eluohtlikke jäätmeid. Mõistuse varjutus. Olukorras, kus vaid paar päeva pärast siseministri rõõmukilkeid saame lugeda uudist pealkirjaga Venemaa sadama põlengute mürgine suits võib lähipäevil jõuda Eestisse, nähtub selgelt, milline on meie valitsuse liikmete intellektuaalne võimekus. Aga nagu mu sõber täheldas, ehk ei peakski me rääkima mürgisest suitsust, vaid pigem vabaduse ja edu aroomist. Et kuidagi solvav on lugeda kantserogeensetest polüaromaatsetest süsivesinikest ja raskemetallidest, kui võit on juba praktiliselt siinsamas, eks ole?
Mis on kogu selle loo juures vast kõige iroonilisem? Eesti tõepoolest vajab tõhusat droonikaitset, aga eeskätt Ukraina, mitte Vene ohu vastu. Kumbki riik ei ole meid rünnanud, aga Ukraina käitumine kujutab endast otsest ja vaieldamatut julgeolekuohtu. Kui võõrad lahingudroonid meie territooriumil plahvatavad, ei ole vahet, kas nad on nii-öelda pahatahtlikud või heasoovlikud. Fakt on see, et need on ohuks meie riigile ja meie inimestele. Tegelikult on küsimuseks seegi, kas olukorras, kus meie energiataristu pihta lennutatakse lahingdroone, ei peaks aktualiseeruma juba NATO lepingu artikli 5 või vähemalt artikli 4 järgsete sammude astumine. Omaette käsitlust vajaksid küsimused, mis seonduvad meie õhuruumi kasutamisega rünnakuks. See tähendab, kas tegemist on meiega kooskõlastatud tegevusega või meie õhuruumi rikkumistega. Esimesel juhul tekib küsimus, miks puudus eelhoiatusele tuginev jõuametkondade ja kaitseväe kõrgendatud valmidus. Teisel puhul, mis saavad olema meie järgmised sammud? Venemaa vaatest oleme nüüd mitte enam lihtsalt vaenuliku retoorika saatel Ukrainat toetavad, vaid osalised Venemaa vastu suunatud ründeoperatsioonides. Me kas oleme rünnakute võimaldajad või suutmatud oma territooriumi ja õhuruumi kontrollima. Mõlemad variandid on väga halvad. Ja mõlemal puhul võivad sellega kaasneda meie jaoks väga tõsised tagajärjed. Elanikkonnakaitse vaatest, nagu eespool juba mainitud, jäime seegi kord vaeslapse ossa. Mis juhtunuks aga siis, kui Ukraina droon tabanuks mitte ümarat betoonkorstent, vaid Sillamäe või Narva korterelamut, tuues kaasa inimohvrid. Teatavasti moodustab Ida-Virumaa linnade elanikkonnast suurem osa vene rahvusrühm. Tõenäosus, et hüpoteetiline Narva drooniohver võiks olla venekeelne inimene, on ümmarguselt 90%. Vene emakeelega hukkunuid, niinimetatud kaasmaalasi või koguni Venemaa Föderatsiooni kodanikke, ja neid on Narvas tubli kolmandik, kasutaks oma huvides kindlasti ära Kremli propaganda. Üsna kindlasti kuuleksime väljendeid nagu suunatud hävitamine või avaldusi laadis Eesti ei ole võimeline oma territooriumil elavaid inimesi kaitsma. Siinkohal ei saa vaadata mööda tõsiasjast, et Venemaa kaitseministeerium koostas ja saatis Riigiduumasse seaduseelnõu, mis näeb ette võimaluse Vene relvajõudude kasutamiseks välismaal asuvate Vene kodanike kaitsmiseks. Selle seaduseelnõu kohaselt muudetakse Venemaa kodakondsusseadust ja kaitsetegevuse seadust, nähes muuhulgas ette Venemaa relvajõudude üksuste võimaliku ekstraterritoriaalse kasutamise Venemaa Föderatsiooni presidendi otsusega Venemaa kodanike kaitsmiseks. Vastavalt kehtivale föderaalseaduse julgeolekust artiklile 8 võtab Venemaa Föderatsiooni president kooskõlas riigis kehtivate seadustega meetmeid Venemaa ja tema kodanike kaitsmiseks juhul, kui välis-, rahvusvahelised või riikidevahelised organid teevad otsuseid või viivad läbi toiminguid, mis on vastuolus Venemaa Föderatsiooni huvide või Venemaa Föderatsiooni avaliku korra alustega. Seaduseelnõu autorid esitavad seda julgeolekuseaduse loogilise edasiarendusena. Välisriikide vaenulikele tegudele reageerimise osas. Dokumendis ei täpsustata, mida täpselt peetakse vaenulikuks teoks ja kuidas täpselt näeb välja venelaste kaitsmine. Sõnastuse tahtlik ebamäärasus on siin aga ilmselgelt selle rakendajate vaatest eelis, mitte puudus. Varsti võivad venelased tsiteerida Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyenit ja öelda "We have tools". Igatahes märgib Ukraina välisluureteenistus murega, et sellised tegevused võivad kahandada usaldust Balti riikide ja nende partnerite vahel. Samuti riikide valmisolekut reageerida Venemaa ohtudele, tegutsedes koordineeritult rahvusvaheliste struktuuride ja liitlastega. Kokkuvõttes peaksime justkui leidma hingerahu kapo ja prokuratuuri kinnitustest, et Ukraina tapadroon polnud suunatud Eesti vastu. See olevat lihtsalt üks Ukraina ja Venemaa vahelise sõja kõrvalmõju. Ja kui selline kõrvalmõju, mis, olgu rõhutatud, ei ole Eesti vastu suunatud, tabab järgmine kord siiski Eestis mõnd elumaja, tuleb juhtunule läheneda fatalistlikult. Ju see siis oli nii seatud. Või nagu väljendus Kaitseväe endine juhataja Martin Herem rahvatarkust appi võttes, kui metsa raiutakse, siis laastud lendavad. Eks ole see toon meile juba tuttav, sest just sedasi harjutati meid inimväärikust alandava leppivusega koroonapandeemia ajal. Tegu on uue normaalsusega, mis on tulnud, et jääda. Olla laast ja leppida sellega, sest nagu väljendus üks teravmeelne kirjutaja, moodustavad meie riikliku droonitõrje strateegia passiivne vastupidavus ja lootusetult hilinenud tekstsõnumid.
Kõnealuse juhtumi kohta oleks öelda veel nii mõndagi ja ju tulebki seda edaspidi teha. Aga edasised kommentaarid jäägu mõneks teiseks korraks. Tänaseks tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarvilikku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kuulmiseni.